Tere, head Kagu Raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on kauge Ameerika mees nimega Mike Kalabus. No tere, Mike. Tervitused siit Ameerika maalt. No palju teil sooja on? No täna on ikka jahe, täna on 0 kraadi juures ja noh, ikka talvine ilm on, aga noh, lund meil veel ei ole. Mägedes on siin, ütleme, tund aega sõita, suusatama saab minna. Seal on lund, aga noh, meil siin Washington DC kandis ei ole hetkel lund, kuigi lubas täna hommikul. Kus sa täpsemini elad? Washington DC juures Rockville on selline väike linnak, ütleme üks Tartu suurune linnakene, mis on umbes 30 minutit siis Washingtoni kesklinnast. Vaata, seal elab meie sõber Mike. No Eestimaal oled sa tuntud mees, siin on nii palju internetis. Aga ma küsin sinu käest, et kuidagi on juhtunud niimoodi, et Reformierakond on pikki aastaid juhtinud Eesti riiki e-valimiste kaudu ja ta on partneriteks võtnud endale, no oli Vabaerakond, see vajus põhja. No ikka partner ei suuda temaga sammu vedada. Siis oli Eesti 200, no see jookseb ka põhja. Ja nüüd on siis plaan neil võtta parempoolsed, millel küll reitingut eriti pole, aga natuke ikka on. Et kuidas me sellest süsteemist lahti saaks niimoodi, et inimesed saavad valida seda erakonda, keda nad tahavad, sest meil on veel 15 komisjoni liiget, keda keegi ei tea, võib-olla sina tead, mina näiteks ei tea, kes ütlevad, et valimised on õiged ja ausad. No ühe jätsid välja, oli Res Publica. Res Publica oli kõige esimene, see niisugune pääsuke, mida siis Siim Kallas, Olari Taal ja siis Ülo Vooglaid tegid. Et võib-olla inimesed ei teagi seda. Ja nad tegid just sellepärast, et 2004 kardeti just seda, et noh, ütleme konservatiivsed jõud võtavad ära siis Reformierakonna hääled, mis olid juba kukkumas kõvasti. Ja eks sellepärast noh, see loodigi ja kes seal eesotsas oli, noh, te teate ise, seal on Kaja Kallase endine abikaasa, lapse isa, Veskimägi, Taavi Veskimägi oli siis seal seda juhtimas, nii et see ei ole mitte midagi erakordset ja no kui vaadati, et hakatakse see võim käest ära minema, siis siis oli noor pioneer Ülle Madise, kes nüüd on siis inimene, kes vaatab, et põhiseadust täidetakse, aga siis ta oli veel noor inimene ja saadeti ta Venezuelasse siis õppima, et kuidas see e-hääletus seal toimib. Ja no tuldi tagasi suure rõõmuga, 2005 pandi siis asi käima Eestis ja noh, võeti siis seesama Smartmaticu, mis on Venezuela firma. Tal võivad küll peakontorid olla igal pool mujal, võivad olla Hollandis ja võivad olla ka Delaware'is, aga need on ainult niisugused maksuaadressid, et vältida siis noh, erinevaid makse erinevates riikides, aga tegelikult peakontor on ikka siiamaani Venezuelas. Kõik niisugused serverid, databaasid asuvad Venezuelas ja Serbias, et selle kohta on siin antud isegi CIA poolt välja avaldused, kuidas see asi täpselt seal toimub ja kuidas see asi käib. Nii et see pettus hakkas pihta 2005, oli ka palju inimesi, kes olid vastu sellele, aga see sõideti lihtsalt üle. Ja noh, keegi täpselt ei teadnudki, mis see süsteem see selline on, et inimestele öeldi, et see on selline uus ja huvitav ja saad kodus valida, aga noh, nagu me teame, see süsteem on täiesti läbipaistmatu, et ükstaskõik, mida siin Delfi faktikontrollid väidavad, tegelikkuses on see 100% Smartmaticu Venezuelas tehtud siis firma tarkvara, mida ei ole võimalik auditeerida, seda on kõik ütelnud, on nii OSCE, teised eksperdid on ütelnud ja ta on üldse põhiseaduse vastu. Nii et see oligi see hetk, kui kindlustati endale täielik võim. Nii et aga ma annan edasi. Ei, ma mõtlengi seda, et jah, ma vabandan, et ma unustasin Res Publica, kes võttis ühe hea asja, ta võttis ära siis Riigikogu pensioni alates 2004. aastast, et need, kes peale 2004. aastat Riigikogus olid, need enam pensioni. See oli siuke tõsine tegu, aga ülejäänud on küll midagi ei meenu. Aga ütle mulle, et me teame, et see on siis riigile kahjulik ja mitte vajalik, see e-hääletus ja ometi inimestel on, sa oled nii palju rääkinud, kogu su juttu terve internet täis, aga ometi inimesed lähevad ja valivad. Miks nad seda teevad? Või on siin mingi muud käigud,
mida me ei oska lihtsalt ette näha ja mina ka lihtsalt ei oska küsida. No tegelikult ega need, kui vaadata viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi, siis valimas käis 400 000 inimest. Ja sellest 200 000 olid sellised, mida me siis ei tea, kas need olid inimesed või oli mis iganes, need olid need internetihääled. Tegelikkuses väga vähesed inimesed käivad hääletamas. Et see on niisugune fakt. Ja väga paljud istuvad lihtsalt mõttes, et ei olegi mõtet valida, sest et esiteks need ühed samad näod lähevad sinna. Teiseks on see, et me ei ole kindlad, kas see hääl üldse jõuab kuhugile. Seda ei ole võimalik kontrollida ja lihtsalt on käega löömise meeleolu kõvasti. Ja muidugi, kui siin viimaste kohalike omavalitsuste valimistel siis Reformierakond kriiskas, et nemad ei võitnudki valimisi, siis kui vaadata neid samu satelliitparteisi, Isamaa, siin need parempoolsed, igasugused 200 ja valimisliidud, nad olid valimisliitudesse ära peitnud ennast. Ja kui siin viimast raporti lugeda, siis on ju, mida me koostasime, on näha, et jällegi on mingisugused absurdsed 10-kordsed vahed, kes said paberhääli, kes said e-hääli. Nii et see pettus on nii suureks, et keegi enam seda ei usalda. Aga üks suur probleem on, millest me pole veel rääkinud, on see, et Eesti parteid, nii Keskerakond, Isamaa, ka ERK ja EKRE, kõik väidavad ühest suust, et see Eesti e-valimised on Eesti siseasi. On täiesti selge see, kui esiteks seda ID-kaarti, mis sa arvutuse paned, seda kontrollib siis endise nimega sertifitseerimiskeskus, nüüd on ta mingisugune uue nimega, aga ta on Rootsi firma, omanikeks on siis Telia, Swed ja SEB Pank. See tähendab seda, et kõige algsemad sinu identiteeti ei kontrolli üldse Eesti riik. Ja kui me vaatame seda, mida see nüüd Delfi faktikontrollijal ütles, see on täiesti absurd, et nad teavad ise täpselt väga hästi, kuidas see asi käib. Ja siis kogu see nüüd tarkvara on siis Venezuela serveritest läbi käiv, siis e-hääletus. Nad võivad endale küll panna igasugused uhkemaid nimesid, mitte mis siin oligi, et Kybernetica ja Smartmaticu Excellence Voting, ma ei tea, Systems, mis iganes. Nad suutsid selle panna, aga see ei tee seda nüüd suppi paremaks. Nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et Eesti riigis mitte keegi tegelikult ei kontrolli Eesti internetivalimisi ja see ei ole Eesti siseasi. Ja nagu ennem ütlesime, Venezuelast seda asja aetakse ja samamoodi Venezuelas ju 2020 olid nemad, kes siis mõjutasid USA valimisi. See oli 2 firmat, Dominion ja Smartmatic, mis on tegelikult ühed ja samad omanikud ja nad on omavahel jaganud siis ka igasugused autoriõigused ja kõik muud asjad. Nii et tegelikult on nad üks ja sama firma, sarnased omanikud, omaniku hulka kuulub ka näiteks BlackRock, siis on ka Sorosega seotud firmad ja muidugi Venezuela siis riik. Et Venezuelast veel nii palju, et Venezuela oli see riik, kes ju finantseeris põhiliselt BLM-i, kui te mäletate seda niinimetatud mustade ülestõusu, kus üks fetanüüli üledoosiga inimene ära suri ja pärast poole see pool linna maha põletati selle pärast, siis seda finantseeris Maduro isiklikult. Nii et te kujutate ette, mis on siis need põhjused, miks USA praegune valitsus on nii kuri Venezuela peale. Esiteks number 1, valimised ilma selleta, kui see valimisi korda ei saa konservatiivid jätkata võimulolekut. Ja täpselt samamoodi, kui tõmbab nüüd joone, siis Eestis ei saa midagi muutuda ennem, kui see asi nüüd maha tõmmatakse. Ja praegusel hetkel peaks olema siis konservatiivsed jõud Eestis väga nagu vilkad kohtuma igasuguste USA saadikutega, et see asi ette võetakse, see asi ära kustutatakse, ära lõpetatakse, sest et see ei ole Eesti siseasi. Et ma ei tea, mille pärast need erakonnad seda pläma ajavad, aga ma arvan sellepärast, et see asi välja ei läheks. Et tuletame meelde 2023, kui ma veel EKRE-s olin ja kui oli Riigikogu valimised, need Riigikogu valimistel juhtus selline asi, et see oli silmnähtav pettus. Näiteks siin samas Mustamäe ringkonnas
kui paberhääli sai siis EKRE ja Reform ühepalju, siis e-hääli sai Reformierakond 10 korda rohkem. Noh, see mitte ühegi statistilise näite järgi ei saa olla võimalik. Ja me pidime andma edasi siis raporti Trumpi sõbrale Tom Fittonile, kes tegeleb just selliste valimispettustega. Aga üks põhimõtteliselt päev enne, kui ma pidin selle raporti üle andma, siis tuli EKRE juhatusest tuli teade, et seda me ei tee. Me ei anna mingit raporti üle, sest et see on kahjulik Eesti imidžile ja see on Eesti riigi siseasi. Noh, nii et on sügavalt tunda seda, et need kõik parteid on ühe mütsi all ja tegelikkuses tegeletakse ainult mingisuguste pisil ja kõrvaliste asjadega. Nii et no, kui küsid minu käest, kes Eesti siis internetivalimiste vastu võitleb, siis ma arvan, et erakondadest hetkel mitte keegi. No vaat sa just lõpetasid selle koha peal, kus ma tahan edasi küsida, et 2016 said võimu juurde Keskerakond, Isamaa ja EKRE ja Jüri Ratas sai peaministriks. Neil oli 3 aastat aega kustutada ja kaotada e-valimised. Ja ka see, et kõik rääkisid tookord, oi, me peame Riigikogus selle seaduse tegema ja läbi selle viima, ei olnud absoluutselt midagi vaja. Oli vaja lihtsalt kutsuda valimiskomisjoni esimees enda juurde ja öelda, et homsest on valimised selles e-valimiste osas lõpetatud. Ja siit ma järeldan ka lihtsa inimesena, et neist keegi neist nii koalitsiooniparteidest, noh Reformist kindlasti mitte, ja ka opositsiooniparteidest ei ole keegi huvitatud, isegi need libedikud sotsid, et e-valimised ära kaotada. Ja, no tegelikkuses, kui hakkame võtma seda, et sel hetkel oli e-valimised, interneti-valimised määratud ainult määrusega ja selle määrus oleks saanud ka näiteks siseminister ühe allkirjaga ära lõpetada. Kes oli selle siseminister? Oli Mart Helme. Nii et kas tõesti on 1,5 aasta jooksul aega ühte allkirja panna ja see asi ära lõpetada? Et no igasugune jama, et tehtud ei saanud ja tegeleti täiesti kõrvaliste asjadega. Mäletame, nad hakkasid ajama asja, et teha referendum, et abielu on naise ja mehe vahel. No tegelikult ei ole see ju nii tähtis. Ja seda ajas üldsegi ju nagu see oli Varro Vooglaiu temaatika. Nii et miks hakati teise ühenduse temaatikat ajama selle asemel, et nüüd üks allkiri alla panna ja see asi ära lõpetada. Teine tegevus, kõige tähtsamaks ikkagi on see, et interneti-valimised ära lõpetada, mida siis EKRE-ga suure suuga on lubanud. Nii et noh, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga EKRE võiks hakata ikkagi midagi reaalselt ka tegelema, mitte ainult tagantjärgi targutama. Nii et noh, nii see kahjuks on ja lasti suur võimalus käest ära. Kas teadlikult või mitte teadlikult, noh seda me veel ei tea, aga tundub küll niimoodi, et tahtmist oli väga vähe neil selle asjaga ära lõpetada, et tegeleti siis auditeerimisega, millega ei jõudnud mitte kuskile. Ja noh, see oligi lihtsalt teater rahvale, nii nagu siiamaani üks asi käinud on. No vaata, ongi see, et nii Keskerakond, Isamaa, EKRE, sotsid ei ole keegi huvitatud tegelikult e-valimiste kaotamisest, nad küll siin vehivad rusikatega Reformierakonna suunas. Et nii ta on jah, et tegelikkuses see eliit, mida kaitseb omasid ja lihtsalt käibki teater rahvale, et kahjuks need asjad on, et kui vaatate, mis on nüüd EKRE ära teinud viimase 15 aastaga, siis tegelikkuses on tegeletud ainult mingisuguste kõrvaliste asjadega, pisiasjadega. Ja noh, ei olegi tegelikult ju suudetud rahva huvisi kaitsta nii, nagu nad alguses lubasid, et kui vaatate seda, kui nad pihta hakkasid, mida nad lubasid ja mis on nüüd tehtud, siis tegelikkuses 15 aastat on tooli nühitud. Ja kui vaadata seda, et inimesed on siis vastavalt siis Riigikogu saadikud, nad saavad head palka koos igasuguste boonustega ja lõpuks neil aur läheb ainult selle peale, et käia kuskil siis Facebookis või kuskil mujal käimas ainult vaidlemas inimestega, et miks midagi teha ei saa. Et noh, see on väga imelik ja ongi kogu aeg on neil jutt selline, et teeks küll, aga midagi teha ei saa.
aga mina ütleks vastu, et näete, praegusel hetkel oleks kõige parem võimalus see asi ära lõpetada, tuleb lihtsalt jalad kõhult välja võtta ja hakata ringi sõitma. Aga lihtsalt ei taheta teha seda, et selle asemel ikkagi tuleb kohe välja niisugune EKRE trolliarmee, kes siis lihtsalt üritab suvaliselt seda maha tampida, mida iganes sa ütled, et kui me siinsamas rääkisime sellest raportist, siis seda sama trolliarmee teeb maha, kui mõttetu see on ja veel mõttetum on siis seda USA-le anda ja seda, ma ei saa aru, mille jaoks see vajalik on. Ma usun, et see ongi tegelikult sarnane käekiri, kui on, ütleme, Reformil ja teistel liberaalidel, et lihtsalt kedagi tahetakse ära tühistada, et ärge midagi tehke, las olla nii, meil on soojad kohad olemas ja mitte midagi, meiega ei juhtu, aga teid me tühistame ära. Et oled tähele pannud, siis väga paljusid on EKRE ära tühistanud. Aga ütle mulle, Maike, et USA viis siis Maduro oma vanglasse. Kas nüüd on lootust, et Venezuelas see asepresident, kes sinna valiti, Procheres või mis ta nimi oli, et siis see e-valimised ka seal likvideeritakse? Ja see oligi tegelikult, Eesti meedia on seda käsitlenud natuke teistmoodi, aga USA's on just vahevalimised kohe-kohe tulemas. Samamoodi siis Hiina hakkas kõvasti investeerima Venezuelasse, nii et ega USA-l erilist varianti ei olnudki, ta pidi ründama Venezuelat ja võtma Maduro maha, sest et Maduro käsi on igatpidi pikalt sees USA poliitikas, eriti vasakpoolses poliitikas. Ja et saada jagu sellest interneti valimistest, siin on küll natuke teistsugune Ameerikas, siin on niimoodi, et need aparaadid loevad hääli, aga põhimõte on täpselt sama, neid ei ole võimalik auditeerida, nendega on võimalik läbi interneti vahetada hääli ja mitte midagi kontrollida ei saa, nii et põhimõte on ikkagi sama. Ja Donald Trump pidi kähku tegutsema, et oleks mingi võimalus, et kongressis jäävad võimule peale siis vahevalimisi ka konservatiivid. Nii et Eesti asjades, Eestis ei räägita nendest asjast palju ja väga palju niisugust kõverpeegli informatsiooni, mida on siis saadud vastavalt nendest CNN-ist või teistest niisugustest meediamajadest, mis on kõvasti vasakule poole siis kaldu. Nii et Trumpile oli see ülimalt tähtis, et see valimised, selle e-valimised ära lõpetatakse. Ja nii palju kui mina tean, siis need datacentrid seal on väga kõva jälgimise all ja need asjad tõmmatakse kiiresti maha. Aga need datacentrid on veel, see on Serbias ja on ka teistes riikides. Aga selge oli see, et nad pidid selle tegema ja pidid selle maha saama, nii et praeguse hetkel Eestis oleks ideaalne võimalus selles samas tuules paluda, et see Smartmaticu asi ka Eestis ära lõpetataks. Ja ma mõtlen seda, et Venezuela on väike riigike. Ei ole väike. Ega väike riik ei ole, aga võrreldes USA-ga, et kuidas ta suudab seal oma käsi ajada USA valimispoliitikasse? Selles mõttes, et ta oli ka demokraatide niisugune rahapesu koht. Et kui sa vaatad USA demokraate ja nüüd tuleb välja ju, oli lausa nimekiri, kui palju said Maduro käest rahasid ja seal olid ka miljonid dollareid ja anti nende valimiskampaaniasse. Selles mõttes kongressmenidele anti igale ühele seal miljoneid, mitte kokku 1 miljon, vaid ikkagi miljoneid, see kokku 100 miljoneid, mida siis anti. Eks need rahad tulid ju igatepidi rahapesust, sellest naftamüügist Hiinale ja igal poole mujal. Et see liberaalne maailm, pead aru saama, ongi selline, eriti Ameerikas üle võetud sotsialistide, kommunistide poolt. Ja oligi Maduro oli kõige suurem sõber neil. Nii et see kõik on omavahel söötud, kõik see globalism, kõik see rahade liikumised, meie seda näeme peal, mis virvendust, mis tegelikkuses toimub. Ja kui arvestada seda, et Venezuelal on kõige suuremad naftavarud ja hiinlane tahtis neid enda käpa alla saada, siis ega Hiina on ju samamoodi kommunistlik riik. Nii et üritati sedapidi oma mõjuvõimu suurendada, aga õnneks ei läinud see läbi. Ja nüüd, kui on tulemas Venezuelas uued valimised, siis saame näha, mis tegelikkuses toimub.
muidugi üks asi, mis inimesed peavad aru saama, on seda, et näiteks kui Venezuelas tahad interneti teel hääletada, siis sa pead käima ja enne tegema kirjaliku avalduse, enne kui saad seda internetis teha hääletust. Aga Eestis sa ei pea mingit avaldust tegema, paned lihtsalt arvutisse oma kaardi ja paned pinni sisse ja saadki valida. Nii et ütleb niimoodi, et Venezuela enda variant on isegi turvalisem kui see, mis Eestis kasutatakse. Ma küsin sinu käest, et kuidas see interneti hääletuse süsteem seal Venezuelasse sattus ja kuidas see asi seal käima hakkas, et miks just Venezuelas? No see oli sellepärast, et Hugo Chavez kaotas populaarsust ja tal oli vaja kuidagi oma võimu säilitada. No, ja kõige parem variant siis oligi see, et teeme internetis, et internetis ju põhimõtteliselt sa võid, kui paberhääli on sul ikkagi suhteliselt raske võltsida, ikkagi pead sa võtma jalad kõhu alt välja, pead vastavad pabereid juurde tegema, muid asju võid veel vahele jääda, eriti kui keegi pealt vaatab. Aga interneti hääletus on ju väga hea, sa kirjutad sinna ükstaskõik mis numbri ja kuna keegi seda auditeerida ei saa, siis see ongi õige. Nii et nagu ma enne ütlesin, Eestis, kui oli 400 000 valijat, 200 000 oli seal siis internetis, siis ega me ei tea, kes see 200 000 oli, kas üldse oli 200 000, võib-olla 100 000 ja pandi 100 000 häält lihtsalt juurde sinna. Nii et see on ideaalne variant ju diktaatoritele. Selline valimised. Loomulikult kõik diktaatorid tahaksid olla niimoodi võimul. Aga ütle, kuidas see 2004. aastal Eestisse üldse see interneti, kas see oli reformi, meie oleme aru saanud, et see oli reformi idee, aga nüüd tuleb välja, et see idee oli juba Venezuelas olemas, et kas siis reform suhtles siis Venezuelaga, meile muidugi ei räägita, me ei tea midagi, kui sina räägid, siis me teame. No punkt üks on see, et see sama Smartmatic on ju tugevalt seotud George Sorosega ja kui George Soros käis juba 1989 käis Eestis ja tema oli üks sellest, kes aitas siis niinimetatud Eestil vabaks saada suuna siis võtta liberaalse demokraatia peale, eriti tema lemmik oli siis Siim Kallas, keda ta siis edutas kõvasti. Ja oligi selge see, et Eestis taheti teha niisugune platsdarm, et vaadata, kuidas Euroopas see asi toimima hakkab. Nii et see ei olnud niimoodi, et juhuslikult, vaid see oli ette planeeritud, et kuidas seda võimu säilitada ja kuidas seda edasi tuua. See üritati ju peale seda 2005. aastat ka teistes riikides seda sisse tuua, aga õnneks teised riigid olid nii targad, et suutsid selle tagasi lükata. Aga Eestis ja Eesti väike riik, eliit, kõik tunneb üksteist ja kõigil oli kasulik see, kui mingeid suuri muutusi ei tuleks. Aga ütleme niimoodi, et Venezuela riigis mõeldi see e-hääletus välja Chavez'e poolt või oli seal mingisugune firma, kes sellega hakkas siis tegelema, kaasates siis Chavez'st? Seesama Smartmatic oli, ta oli ju Venezuela riiklik firma. See ei olnud erafirma, see oli riiklik firma. Ja Hugo Chavez andis käsu selline tarkvara luua. Nii et see on otseselt sellise kommunistliku diktaatori poolt riigifirma on loonud selle ja selle sama kommunistliku riigi poolt, Hugo Chavez'e poolt tehtud internetivalimised toodi siis Eestisse muutmata kujul alguses. Me teeme siit väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalmus.
on jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Et loomisoos kõik loodu koos võiks sündida kui uuesti. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Ameerika mees, Ameerikas elav tubli Eesti mees, kes võitleb Eesti õiguste ja tõe eest, Mait Kalmus. Ma küsin, et nüüd tulevad 2027 märtsis tulevad Riigikogu valimised ja kui me midagi ei muutu ja me sinuga eesotsas, tähendab sinuga eesotsas ei suuda inimestel selgeks teha, et nad läheks paberikandjal hääletama, vaid jätkavad ikka, noored on, paljud elavad välismaal, ma tahan oma kodumaa eest hääletada ja hääletab valimistel, et kas siin on mingit võimalust, et me suudaksime selle e-valimise kuidagi kas või pidurdada või vähemalt vähemaks muuta? No, ütleme ausalt, et kui see e-valimised on ikkagi alles 2027, siis need valimised on täiesti mõttetud.
ükskõik, kas teed selle paberi peal või teed kuidagi teistmoodi, sest et e-hääli, nagu ma ennem rääkisin, annab juurde panna täpselt nii palju, kui vaja on. Nii et ainuke variant on see, et me peame nüüd, ainuke variant ongi see, et ära lõpetada ja mitte midagi muuta, vaid see asi tuleb ära lõpetada, see e-hääletus. Ja selleks ongi Eesti parteid, EKRE, Helmed, võtke jalad kõhu alt välja, minge nüüd USA saatkonda ja valgustage, mis Eestis toimub. Noh, nemad juba teavad, sest et meie raport on siin antud, aga teie kui valitud esindajad, võtke jalad kõhu alt välja ja hakake tegutsema. Sest et siiamaani see tegutsemist on väga-väga nagu kehvasti olnud ja miskipärast seda tegeletakse rohkem nagu vastutöötamisena, saboteerimisena sellega, mida meie teeme. Sest näiteks seesama raport, mis me tegime 2025 kohalike omavalitsuste poole, siis ega EKRE-st ei olnud ühtegi esindajat, kes oleks olnud nõus. Me tegime üle interneti, palusime kõigile enda arvamusi avaldada, jagada siis tähelepanekuid, aga EKRE poolt ei tulnud mitte mingisugust koostöötahet, ega ka teiste parteide poolt, mitte ühegi partei poolt ei tulnud mitte mingit koostöötahet. Nii et siit võid ise arvata, miks see nii on. No ma sain nüüd sinu jutust aru, et selge, et Reform tahab seda edasi viia, tema huvi on valimised jälle võita. Paberlehega ta eelmine kord ei võitnud, ta oli 3. kohal, EKRE võitis. Ja kui tulid e-hääled, siis ta lõi kõiki pika puuga, nagu sa juba rääkisid. Et mind imestabki see, et meil on tugevad erakonnad nagu Kesk, EKRE, Isamaa, Sotsid, et miks nad ei pane selga kokku ja ei taha seista selle eest, et Eestis valitseb õiglus selle nimel, et valima tuleksid kõik inimesed ja teiseks, et selguks õige partei, kes on rahva tahtel meid siis juhtimas. Ja peate sellest ka aru saama, et Eestis on niisugune pisikene riigikene, siin on eliit ja suurem osa eliidist oli välja kujunenud juba nõukaajal. Ja nende siis järeltulijad on ikka veel seal eesotsas. Kõik tahavad head elu pidada. Nad tahavad seda, et sina maksad makse, aga nemad jagavad siis selle raha laiali. Loomulikult sinule ei jägu sellest, sest et kõik igasuguste MTÜ-de ja kõiksugu muude raha kantimistega kanditakse sinu maksuraha laiali ja tuleb kopikas ka neile. Niimoodi, et ega nemad ei taha seda ahelat muuta. Et inimesed peavad aru saama, et see riik, mis praegu Eestis on, ei ole inimese jaoks. Rahvale, neid ei huvita absoluutselt rahvas. Rahvas on nende jaoks ainult maksumaksja ori, kes peab maksu ära maksma või tehakse vastavalt nii, nagu vaja on. Ja see raha siis kõik seal üleval pool jagatakse laiali. Tuletan meelde, kõik parteid saavad ju ka riigikassast raha, kes on seal Riigikogus. Mida nad selle rahaga teevad? Paljud panevad samamoodi riiulifirmade kaudu endale tasku. Ja niimoodi ehitatakse endale uhked villad ja asjad. Ja miks nemad peaksid tahtma, et midagi muutuks? Nad ei tahagi. Nad on allutanud endale politsei, kohtusüsteemi. Vaatame kas või siin Mihkelsoni kaasusi, vaatame siin erinevaid kaasusi. Siis kui on õige poliitik õigest erakonnas, siis ei puuduta neid, nad teevad, mis tahavad ja nad ka televisioonis väga ülbelt käituvad ja näitavad, et nemad võivad teha, mis tahate, et teie olge vait ja teie ei saa süsteemi muuta. Et on jäänud aega, ütleme aasta, 2 kuud valimisteni, järgmiste Riigikogu valimisteni, mida ütleme, sina kui professionaal soovitad meile lihtsatele inimestele, kas me peame mingisuguse rahva võimu tekitama, et mingi jõud hakkaks mõjutama neid protsesse, mis on erakondade poolt püsti pandud või on veel muid võimalusi? Võimalusi on, aga kõige parem võimalus praegusel hetkel oleks see, kui mäletate Andres Aule ja Jaak Valge tegid siis paberid valmis OSCE-le, et üle vaadata, mida nemad arvavad Eesti e-valimistest ja sellele kirjutas siis alla EKRE tegelane kirjutas alla, tema allkirja oli vaja. Ja praegusel hetkel on EKRE-l õigus küsida ja nõuda OSCE-l, et nad annaksid ka siis
sisse avalduse Veneetsia komisjonile, et nemad oma arvamuse avaldaksid. Kuigi Monika Helme väitis, et nad on juba seda teinud, ma tegin järelpärimise Veneetsia komisjoni ja nad ütlesid, sellist ei ole tulnud mingisugust kirja EKRE poolt, et nad oleksid soovinud midagi siis vaadelda. Nii et kahjuks on väga palju sihukest udujuttu, mida aetakse ja kahjuks nagu erakonnad vist ei tahagi midagi teha, aga mis inimesed saavad teha on, ma arvan, et tuleb... Ma mõtlesin nagu rahvavõim, rahva liikumine, kui oleks aktiviste, et aega veel on, 1,5 kuud ei ole või 1,5 aastat ei ole, aga aasta 2 kuud on aega veel, et sellega tegeleda. Ja su jutt on õige, et tänased poliitikud saavad valgustada siis Euroopat selles, et Eestis ei ole õiged ja ühetaolist valimised. Ja, üks väga tähtis asja, mida me oleme ka teinud, on see, et välismeedias rääkinud nendest probleemidest. Kui panete tähele, siis Eesti poliitikud ei taha sellest mitte sõnakestki rääkida, ükskõik kas ta on konservatiiv või kes iganes. Kui ta läheb välismaale, kui ta peab kõne, siis ta räägib kõikidest muudest asjadest, aga mitte Eesti probleemidest. Ei räägi sellest ka, mis on nüüd Eestis, kuidas valimised on ja kõike seda ja ka sellest, et meie valitsusel tegelikult puudub legitiimsus. Et seda peavad teised riigid täpselt aru saama, et need, kes on praegu valitud etteotsa, on ju tegelikult, neil puudub rahva toetus ja rahva võim, sest et need valimised on olnud ju viimase 20 aastat võltsitud. Nii et mis siin teha? Ma kujutan ette, et kas eestlane on nii tugev, nii nagu on, ütleme, lõunamaal inimesed, kui vaatame siin Rumeeniat, Ungarit, Poolat, kus rahvas tuleb tänavate peale, paneb tänavad kinni lausa ja nõuavad siis vastavalt õigeid valimisi või siis nõuavad enda tahtmisi. Aga Eestis inimesed ei taha tullagi tänava peale ja kui tuleb see võib-olla 100 inimest ja kahjuks sellest ei ole piisav. Võib-olla üks variant oleks hakata korralikult allkirju koguma ja need samad allkirjad siis saata koos petitsiooniga erinevatesse riikidesse, kus me väidaksime seda, et meil on e-valimised, internetivalimised, Venezuela valimised, meie valitsus ei ole legitiimne. Nii et siit võib palju asju juhtuda. Mida ma ise arvan, mis võib see aasta juba juhtuda, on see, et suured riigid vaatavad Eestile kõvasti otsa ja nõuavad meilt uusi valimisi ehk erakorralisi valimisi. See oli ka üks meie põhjusi, miks me selle raporti tegime, miks me andsime selle siis Trumpi administratsioonile, miks me andsime selle siis Marco Rubiole, miks me andsime selle edasi suurtematele siis think tankidele USA-s, ajakirjandusele ja ka siis USA saatkonnale Tallinnas, et nad saaksid aru ja näeksid mustvalgelt, et see valitsus ei ole legitiimne ja see asi ja sellise riigiga, kus on sul mitte legitiimne valitsus, ei saa koostööd teha, eriti kui me oleme NATO-s ja eriti kui meil on siin teised kohustused ja nõuded, et me peame olema ikkagi demokraatlik riik. Sest NATO üks põhialustest on see, et riik on demokraatlik, et riigil on ausad valimised. Aga kahjuks Eesti ju siis ei täida neid. Nii et üks hetk võib vabalt teha USA niimoodi, et jätab Eesti ilma kaitseta ja läheb lihtsalt minema. Ja eriti nüüdses olukorras, kus Eesti segab vahele sinna Gröönimaa asjale, mis on sealne siseasi. Nii et ma arvan, et siin sel aastal on palju suuri muutusi tulemas ja tulevad need muutused kiiremini, kui keegi meist osata arvab. On ka Lembit Silla, kes elab Soomes, te olete 2 julget meest. On veel kedagi, kes sama julgelt käituvad nagu teie 2? Oi, Eestis on tegelikult palju on, et võtame Margus Lepat, kes on pikalt asju ajanud. Siin on Kertu Luisk. Siin on tegelikult on päris palju inimesi. Ainuke asi, mis puudub, on nagu omavaheline koostöö ja ütleme niisugune läbimõeldud ühine nagu siis protsess, millega edasi minna.
Probleem eestlaste seas on see, et igaüks ajab oma asja ja on oma südamelähedasteks võtnud oma väikse asjakese, aga koos ei suudeta kokku leppida. Noh, kellele ei meeldi üks nägu või teine või on millegi teise koha pealt on nagu probleemid. Ja noh, üldiselt Eestis on see, et nad ei saa aru, et meie suurim liitlane on USA. Ja kui me tahame Eestis mingeid muutusi, siis see peab tulema eelkõige just väljaspoolt, kuna Eesti on seespoolt väga korrumpeerunud. Nii et inimesi on Eestis ja paljud on sellised, kes ei julge välja tulla. Mul on endalgi tuttavaid, kes on kõrgelt haritud, aga ütlevad, et ei taha seal Eestis tegutseda, kuna pannakse siin niimoodi paika, et sa ei saagi midagi seal teha ja sul on, sul on laenud asjad kaelas ja sa kardad oma töökoha pärast. Minul ja Lembitul on vähe lihtsam selles mõttes, et me ei ole mõjutatavad Eesti poole pealt. Aga ütle, et nagu me enne sinuga rääkisime, et kui inimesed tuleks tänavale meelt avaldama, kõige rohkem on olnud, kus ma ise olen osanud ja kaasa aidanud, oli see, kui välisminister Ilves tahtis siis ameeriklastel maha müüa ühe Ameerika, ma ei tea, kas ta oli kärimees või oli kaabakas, Eesti Energia, siis tuli Toompeale 11 000 inimest. Ma olen selles tegevuses osalenud, aga täna ma olen juba nii vana mees, et ma enam seda ei tee. Aga eestlased on väljas olnud ja tulevad küll. Küsimus on, et peab organiseerima üks asi ja teiseks peab, nagu sa ütlesid, peab olema seda julgust, aga paljud inimesed on täna nooremad inimesed, kes seal kodus vannuvad koos naisega ja kõik seda värki, et neil on, nagu sa ütlesid, laenud kaelas ja töökoht on ka ohus, kui sa hakkad seal suud pruukima. Et täna on olukord teine, aga kus neid inimesi leida, mina ei oska, sina oled noormees, Lembit on noormees, teie suudate veel siin julgelt esineda ja võib-olla ka sellepärast, et te ei ole siin otsapidi Eesti riigis sees. Ja üks suur probleem on see, et kui vaadata neid niinimetatud konservatiivseid jõudusi, mis on Riigikogus, kuidas nad käituvad ja mida nad räägivad, siis tegelikult on asi selles, see on minu isiklik arvamus, et nad ongi loodud selleks, et inimesi vaos hoida, et inimesed saaksid mingil teemal natukene rääkida, aga õhtuks see asi jällegi maha rahustada, villutatakse siis tulesid või peetakse paar väikest kõnet, laudakse paar laulu ja minnakse laiali, aga millest mitte midagi ei muutu. Ja kui vaadata seda, see tundub nagu mustrina mulle, kogu aeg käib ühtemoodi ja selleks nad ongi seal, et jumala eest inimesed ei koonduks. Ja nii kaua, kui inimesed sellest aru ei saa, on raske midagi muuta. Nad peavad aru saama seda, et keegi teine ei tee sinu eest mitte midagi ära, vaid sa pead ise jalad kõhult välja võtma. Ja kas või spontaanselt, kui sa paned ikkagi näiteks põhimaanteed kinni Eestis paariks päevaks, küll siis midagi muutub. Näiteks islandlased tegid niimoodi aastal 2008, panid kinni, sellepärast, et seal oli tohutu inflatsioon ja tohutult varastati. Pandi linn kinni 2 päevaks, valitsus kukkus ja tulid uued valimised, tulid uued inimesed, need, kes varastasid, läksid kinni. Nii et mitte midagi uut siit maailmas ei ole. Ja islandlastelt on meil palju õppida ja on ka teistelt riikidelt palju õppida. Nii et kui läheb olukord ikka väga halvaks, siis ega inimestel ei ole midagi kaotada ja siis tehaksegi midagi ära. Ja seda kõige rohkem valitsus kardabki. Vaata, täna ongi vaja leida sinusuguseid Mait ja Lembit, kes kõigepealt annavad läbi siis meediakanali informatsiooni, mis tegelikult on ja mida teha annaks. Aga neid kanaleid on ka vähe. Üks on internet, vanemad inimesed internetis ei käi ja kui nooremad käivad, siis nad ei kuula seda, neid ei huvita need. Ja kuidas saada näiteks sellisesse raadios nagu Vikerraadio, kus on väga palju kuulajaid või mingi teine raadio või Eesti Televisiooni või Kanal 2 või 3 ja sinna me ei satu. Need väga väiksed võimalused on ainult pihku rääkimine. Ja kahjuks on niimoodi, aga on ka häid uudiseid on see, et TV Republika Poolas on Donald Trumpiga teinud kokkuleppe, et hakatakse üle euroopaliste
televisioonivõrku arendama, mis oleks konservatiivne ja mis oleks siis vaba infoga. Nii et muutusi on tulemas, aga praegusel hetkel jah, kogu see meedia, Eestis põhiline meedia on valitsuse käes ja kui võtta need Delfid ja Postimehed, see on kõik on selline liberaalne jura, mis sealt tuleb, et seda on lihtsalt halb kuulata ja kahjuks paljud usuvad seda. Aga muidugi... Usuvad, on sul õige, usuvad. Ja kui vaadata nüüd, mis viimasel on YouTube'is on, siis YouTube'is on samamoodi on ikkagi need, kes on väheke kõvemad ütlejad, nende nähtavust vähendatakse. Ja samamoodi Facebookis, kui julged midagi väga tõsiselt ütelda, siis tõmmatakse see lihtsalt maha. Näiteks, et sama raport, mida me kirjutasime selle viimaste valimiste kohta, kes tahab, palun otsige eesti.com-is on see asi üleval, täis pikalt ka eesti keelde tõlgituna. Lugege seal ja seda tõmmati maha, siis terves Facebookis seda oli mitusada 000 vaatamist olnud, aga tõmmati maha ja pandi siis sinna Delfisse teade, et näed, et vale info on, et näed, et ärge uskuge seda. Ja samamoodi võeti ka maha, lihtsalt meil oli teade sellest, et USA saatkond Tallinnas siis sai kätte meie raporti ja tegelevad selle uurimisega ja ka see tõmmati Facebookist maha. Nii et ka seda tsensuuri on päris palju ja tuletab meelde seda, mis oli siis 30 aastate Eestis eelmine sajand, täpselt samamoodi. Tsensuur täpselt samamoodi oli siis rahvavaenlaste siis tagaajamine ja nii need asjad edasi läksid ja tulevikku me teeme kõik, kuidas Eesti läks Nõukogude Liitu. Et on nagu sina, Maik ja Lembit, et te olete siuksed täna noored ja väga haritud ja tegutsemisvõimelised noored mehed, ja need, kes sul veel seal ümber on, kui te tekitaks ühe sellise jõu ja tõmbaks sinna veel, et interneti kaudu saame ju suhelda ja arutada, rääkida, abiks olla. Mina läbi selle Kagu-raadio annan informatsiooni, et kui palju siis seal on kuulajaid, vahel on 15 000, vahel vähem, et see info levib ja ütleme, vanemad inimesed kuulavad Kagu-raadiot, aga nooremad ei kuulad. Et siin on just vaja mõelda, kuidas ja kus kaudu me saame seda infot jagada, et järgmisteks Riigikogu valimisteks ei ole enam võimalust e-hääletust teha ja halb on ka see, et need 4 opositsioonierakonda ei taha kuidagi omavahel koostööd teha. Et Eesti on väike riigike ja meil võiks olla opositsioon ikka selline ühtne ja teotahten selles osas, et teha oma inimeste elu Eestimaal heaks. Absoluutselt nõus. Üks probleem on see, et kui vaadata neid professionaalseid poliitikuid, kes saavad palka selle eest, see on nende töö hommikust õhtuni. Aga meie võtame Lembitut, mind, meil on töö, pere, kool, kõik muud asjad. Ja sinna nii palju kui aega juurde jääb, siis on see, mida me tahame teha nagu Eesti rahva jaoks. Nii et ütleme niimoodi, tuletan jällegi meelde nendele Riigikogu liikmetele, kes saavad suurt palka, võtke jalad kõhult välja, hakake liigutama. Praegu on just see kõige õigem aeg ja hakake oma rahvast esindama. Ja samamoodi inimesed, kirjutage oma saadikutele ja nõudke neil tegutsemist. Praegu on õige aeg võtta USA-ga ühendust, käia ja rääkida siis välismeedias, mis Eestis toimub ja ainult niimoodi saame sellest e-valimistest ja sellest valitsusest lahti, et pärastpoole on juba hilja. Ja praegust on sellest suhtes õige aeg, et valimistel on aega siis 16 kuud ja mis kõige tähtsam, et me suudaksime väga palju inimesi informeerida. Ütleme, et vanemad inimesed ei käi hääletamas, aga nende juures ei ole mõtet käia, aga ütleme, kui saab, siis rääkida ikka, aga nooremad ja eriti need, kes on ülikoolis õppivad, need noored, et need on väga kaugel poliitikast ja rehivad ainult kätega, mind see ei huvita. Aga kui sind ei huvita, siis järelikult sinu elu ei muutu ka paremaks. Absoluutselt nõus, aga muidugi ka ülikoolides õpetatakse ju niivõrd palju seda marksismi ja kõike seda punast ideoloogiat, et usun, Toomas, sa isegi ei usu, kui palju sellist
nõmedust, seda liberaalsust, kõiki seda asja meie ülikoolid praegu õpetavad. See ei ole ainult Eesti mure, see on terve Euroopa ja USA, igal pool on see suur mure, et need õppekavad on hullemad kui näiteks Põhja-Koreas. Noh, seal ei saagi, nad üritavadki noorte ajusi komposteerida, sest neil ei ole veel kogemusi, kuidas päris elu käib. Vaata, nüüd ongi meil saade hakkab otsapoolele liikuma, et mis on see, mida sa tahaks kõikidele kuulajatele siin Kagu raadios edasi öelda, et mida me peaksime tegema nii ka eakamatel, kellel on võimalus keskealised ja eriti noored, et mida me peaks täna tegema, et Eestimaa muutuks paremaks ja ausamaks ja ma imestan, kui ma vaatan neid Riigikogu ülekandeid, et 101 Riigikogu liikmest istub saalis ainult 18 inimest. No see on häbitu ots, et keegi ei helista oma saadikule, miks sa ei tee tööd, kus sa hulgud. Ja kui on näiteks oluliste teemade arutelu, küll valimistel veel kui hääletamist nad käivad, aga 101 inimesest istub saalis ainult 100 või 18. No häbitu. Ja veel hullem on see, et nad isegi ei loe seadusi, kui vaatame seda viimast hasartmänguseadust. No see näitab seda, et tegelikult seal tööd mitte mingisugust ei toimugi. Nad istuvad lihtsalt oma tagumiku laiani. Ja ma arvan, mis inimesed on, inimesed peavad hakkama nõudma erakorralisi valimisi ja kirjutama sellest ja kirjutama siis ka vastavalt rahvasaadikutele ja nõudma neid. Et ei tohi niisama käed rüppes istuda ja mõelda päris tõsiselt selle üle, et see valitsus ei ole legitiimne ja midagi tuleb muutuda, sest et Eesti olukord praegu, see majandus on ju mitu aastat kukkunud Eestis. No, inimesed isegi ei saa aru, kui tegelikult põhjas see majandus on ja riik püsib püsti ainult tegelikult ju välislaenude peal praegusel hetkel. Nii et tegelikult riik on täielikult pankrotis ja siit edasi ei saagi, see asi saab ainult halvemaks minna ja siin ongi vaja püsti tõusta ja teha muutusi. See on minu arvamus. Ja ma mõtlen seda, et nagu sa juba mainisid, hasartmängu seaduse käsitlemine Riigikogus. Oi, näpuviga. No siuke asi, tegid näpuvea, siis tuleb näpuvea tegija lahti lasta, et tekib mingi vastutuse tunne ja ka karistuse tunne. Et kui ma eksin, siis ma ei saa seda ametit pidada ja summa oli 27 miljonit. Et oli see hea tahtlik või pahatahtlik või taheti reform seda raha endale kuidagi suunata, aga pärast öelda näpuviga ja inimesed vaatavad ka no ikka näpuviga. No vaata, see suhtumine juba on taunitav. No vaata, selles ongi, kui sa oled saadikuna sinna valitud, siis sa pead ikkagi kõik läbi lugema, kõik seadused, mille poolt või vastu sa hääletad. See tähendab seda, et mitte üks neist ei teinud seda. Võib-olla ainult need, kes seda seadust koostasid, need lugesid. Aga ülejäänud mitte keegi ei lugenud ei paremalt, ei vasakult poolt. See tähendab seda, et see ongi suur teater. See on lihtsalt lollis mängimise koht neil. Ja need ei esinda Eesti rahvast. Nii et sinnamaani me olemegi jõudnud kogu nende e-valimiste asjadega, et see punt, kes seal Riigikogus on, ja see, kes on valitsuses, need on naljanumbrid ja nad ei esinda meid ja nad ei esinda mitte kedagi. Et kuidas see inimeste passiivsust, et sa oma riigi suhtes ükskõikne vehid käega, kuidas me seda inimestes suudame süstida seda, et see on sinu riik, väike riik, sündimus väheneb, suremus kasvab, et me ei saa oma riiki ära suretada. Mida me kõik inimesed, kuidas me seda, ütleme, süstime nendel seda positiivset energiat, et nad hakkaks mõtlema kõigepealt iseenda peale, oma riigi peale, et kuidas me edasi eksisteerime siin väga, väga väiksel, aga siiski väga ilusal maal. No number üks asi on see, et tuleb endale selgeks teha, et me oleme peremehed oma enda maal. Mitte keegi teine ei ole siin peremees. Ja see ongi juba käest ära lastud, aga see on ka muidugi meie ajaloos kinni, see 700 aastat orjaaega, kus loodeti, et äkki nüüd läheb üle see meist ja äkki läheb paremaks midagi. Aga tuleb nii nagu poolakad või ungarlased pea püsti, et see on nende maa, nemad teevad nii, nagu nemad tahavad. Ja ei tohi lasta endale pähe astuda.
ei ole mõtet nagu oodata, et äkki see läheb minust mööda, äkki mul ikkagi tuleb järgmine kuu mingisugune raha sisse, äkki ma jõuan arved ära maksta, vaid peab olema pea püsti, et aitab sellest lollusest, aitab sellest mõnitamisest ja korruptsioonist. Et see on see suhtumise asi ja ma usun, selle saab iga inimene saab endale sisendada ja käituda niimoodi, et see Eesti on tema riik ja see on eestlaste riik ja see on olnud juba 6000 aastat niimoodi. Et mitte keegi teine ei tohi meie eest otsustada, vaid seda peame meie ise tegema. Nii, suur tänu teile, head Kagu-raadio kuulajad, suur tänu sulle, Maik, seal Ameerikas ja loodame, et me teeme sinuga veel saateid. Aitäh! Teeme nii, tänud kutsumast!